Just ilmus plahvatuslik küsimus, mis on uudiste keskmes sel kolmapäeval 2026 aasta 22. aprillil. Mitu tunni pärast algab Pärsia lahe sõda uuesti. Praegu on näha Ameerika Ühendriikide jõhkrat survet Iraanile. Vahendus on takerdunud, relvarahu on pikendatud ilma kinda aluseta ning Hormuzi väin on taas ümbritsetud hirmu, ähvarduste ja jõudemonstratsiooniga. On olemas tagasilugemise stsenaarium, sest kõige olulisemad märgid viitavad ummikseisule, mis võib iga hetk plahvatada. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud Milson Alvese usaldusel. See, mis viimastel tundidel juhtus, aitab mõista, miks õhkkond nii pingeliseks muutus. Donald Trump otsustas määramata ajaks pikendada relvarahu Iraaniga, täites riigi vahendajate palve. Ainult, et see pikendus tuli ilma selge lõpptähtajata ja ilma garantiita, et rahuläbirääkimised tõesti uuesti käima lähevad. Samal ajal ei astunud Iraani valitsus seda sammu, mida Washington ootas, ning Islamabadi kavandatud kohtumised said tagasilöögi pärast seda, kui pooled ei ilmunud kohale nagu plaanitud. See tähendab järgmist. Rahu ei olnud, oli vaid habras paus, täis umbusaldust, kus sõda oli kõnes külmunud, kuid rahus elus. Ja siin tulebki mängu probleemi tuum. Hormuzi väina kasutatakse endiselt poliitilise ja strateegilise relvana. Reuters teatas, et Iraan hõivas sel kolmapäeval 2 alust ja 3. sattus tule alla, mis on selge märk sellest, et meri on endiselt pingeline isegi kehtiva relvarahu ajal. Iraani parlament ise Mohammed Bakr Kalibafi kaudu märkis, et täielik vaherahu oleks mõttekas ainult siis, kui Ameerika mereblokaad toimiks. Teisisõnu, Teheran ei käsitle Hormuzi kui tehnilist üksikasja, vaid kui võimu hooba. See ongi see, mis muudab olukorra plahvatusohtlikuks, sest väin, mis tavaliselt moodustab umbes 1/5 maailmas kaubeldavast naftast ja veeldatud maagaasist, on muutunud sunduse keskseks elemendiks. Donald Trump survestab Iraani korraga 2 viisil. Ühelt poolt püüab ta jätta muljet, et tal on endiselt initsiatiiv ja et ta suudab igal hetkel kokkuleppe saavutada. Teiselt poolt hoiab ta alles merelist survet ja kasutab jätkuvalt Ameerika Ühendriikide sõjalist ja majanduslikku jõudu, et suruda Teherani läbirääkimiste laua taha. Reuters teatas, et isegi kui Donald Trump peatas uued rünnakud, säilitas ta Iraani kaubanduse meretõkestuse. See tähendab, et vaherahu ei kõrvaldanud peamist survet, vaid muutis ainult selle vormi. Otsene pommitamine asendus strateegilise survestamisega. Seetõttu vastab Iraan karmistamise, rakettide näitamise ja täieliku kontrolli deklareerimisega meretee üle. Iraani sõnum on lihtne. Ilma nende tingimuste tunnustamiseta ei tule Hormuzis normaalset olukorda. Tänases uudisvoos pole kõige olulisem mitte ainult sõjaoht, vaid ka kiirustades sõlmitud, halvasti kokku pandud ja kriisi tuuma lahendada mitte suutva kokkuleppe oht. Euroopa Liidul on tõepoolest improviseeritud lahendus. Samal ajal püüab Iraan hoida Hormuzi enda käes kui trumbi ja väldib kesksete nõudmiste osas järeleandmisi. Viimane uudis kinnitab suuresti seda suunda. Nii Reuters kui ka Independent teatasid, et Euroopa diplomaadid on mures võimaluse pärast, et Washington kiirustab pealiskaudse kokkuleppe poole, mis sobib küll pealkirjaks, kuid on halb tegeliku stabiilsuse jaoks. See Euroopa hirm ei tekkinud tühja koha pealt. 2015 aasta tuumalepe sündis aastate pikkuse diplomaatilise töö tulemusena. See hõlmas eksperte, tehnilist kontrolli ning pikka ja rasket läbirääkimisprotsessi. Nüüd kardavad Reutersi ja Independenti poolt küsitletud diplomaadid, et Valge Maja võib proovida kiiret võitu maha müüa. Samas kui otsustavad küsimused nagu uraani rikastamine, rikastatud materjalivarud, sanktsioonid ja rahvusvaheline järelevalve jäävad halvasti lahendatuks. Hoiatus on tõsine, sest ebamäärane kokkulepe ei kõrvaldaks kriisi. See lihtsalt lükkaks probleemi edasi. Võib-olla oleks poolte vahel veelgi vähem usaldust. Ja just see tühimik võiks lühikese aja jooksul sõja uuesti päevakorda tõsta. Iraani poolel püsib vastupanu kindlalt. Reuters teatas, et Teheran nõuab endiselt sõja lõpetamist. Sanktsioonide leevendamine, reparatsioonid ja oma kontrolli tunnustamine väina üle.
Samuti on teada, et Iraan on juba lauale pannud idee lubada vaba läbipääs Omaani Hormuzi väina kaudu, kui kokkulepe toimib. See samm on mõeldud uue eskalatsiooni ärahoidmiseks. See näitab korraga kahte asja. Esiteks teab Iraan, et Hormuz on praegu tema suurim survevahend. Teiseks ei paista režiim olevat valmis sellest vahendist loobuma ilma tugeva vastutasuta. Seetõttu on olukord pingeline. Trump tahab, et Iraan taanduks. Iraan tahab tagatisi ja tunnustust ja kumbki pool ei paista olevat valmis tegelikult järele andma. Kui vaadata kogu kaarti, kasvab oht veelgi. Kriis ei lõpe Hormuzis. Ajakiri Time tõi esile, et Bab el-Mandeb, teine oluline ülemaailmse kaubanduse tee, on juba sattunud tähelepanu alla Iraaniga seotud ohtude ja Houtide kohaloleku tõttu Jeemenis. Loogika on lihtne ja hirmutav. Kui Hormuz on juba näidanud, kuidas energiat saab kasutada sõjasihtmärgina, siis sarnane surve Bab el-Mandebis suurendaks kahju laevadele, naftale, toidule ja meretranspordi kindlustusele. Pole liialdus öelda, et paljud valitsustes ja turgudel kardavad teist kitsaskohta, sest see muudaks piirkondliku kriisi veelgi suuremaks šokiks maailma majandusele. On veel üks oluline detail, mis aitab seda punkti mõista. Sel kolmapäeval, kui Trump rääkis relvarahu pikendamisest, vastas Meri laskude, kinnipidamiste ja uue ebakindlusega. See hävitab normaalsuse illusiooni. Küsimus ei ole enam ainult selles, kas paberil on vaherahu. Küsimus on, kas olukorra üle on tegelik kontroll. Ja siiani näib vastus olevat ei. Kitsus avaneb, sulgub, blokeerub, ähvardab avaneda ja on jälle surve all. Reuters ise võttis hetke kokku kui vastukäivate signaalide kordumise. Avaneb, sulgub, räägitakse, takerdub, kordub. See edasi-tagasi liikumine on just selline keskkond, kus viga, provokatsioon või viimasel hetkel tehtud otsus võib kõike taas sütitada. Ka sellepärast tegi Euroopa Liit ametlikus avalduses selgeks, et nõuab vastavalt rahvusvahelisele õigusele meresõiduvabadust ja turvalist läbipääsu Hormuzi väinas. See ei ole lihtsalt suvaline diplomaatiline detail. See on tõend sellest, et hirm on juba ületanud retoorika ja jõudnud konkreetse majandusliku julgeoleku valdkonda. Euroopa mure ei seisne ainult selles, mida Iraan teeb, vaid ka selles, mis võib juhtuda, kui Washington üritab sõlmida poolikut kokkulepet või kui vaherahu täielikult laguneb. Mõlemal juhul langeb koorem energia, kaubanduse ja piirkondliku stabiilsuse peale. Kas siis algab Pärsia lahe sõda juba mõne tunni pärast? Võib kindlalt öelda, et risk on taas ohtlikult kõrge. Trump avaldab survet, Iraan jääb endiselt jäigaks. Pakistan üritab täielikku katkemist vältida. Euroopa Liit kardab nii sõda kui ka nõrka kokkulepet. Ja Hormuzi väin on endiselt vaidluse keskmes. Mängus pole ainult relvarahu. See on see, kes seab tingimused, kontrollib läbipääsu ja väljub sellest kriisist muljega, et võitis jõuga. Seetõttu on lõplik kokkuvõte karm. Sõda ei ole ametlikult uuesti alanud. Kuid häire põhjus on selge. Diplomaatia on endiselt habras ja Hormuzi väin on jätkuvalt tõelises ohus. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.